Maarjamäe lossiansambel on kõige terviklikumalt säilinud suvemõisa kompleks Tallinnas. Marienberg sai paiga nimeks 19. sajandi lõpus lossi omanikuks olnud krahv Orlov Davõdovi abikaasa Maria nime järgi. Maalilise paiga ajalugu ulatub 16. sajandisse, kui Lasnamäe kõrge paekalda all toimus Liivi sõja ajal lahing Tallinna mustpeade ja Vene vägede vahel. Selle tõttu hakati kohta kutsuma Striitbergiks, Riiumäeks. Esimene suvemõis ehitati looduskauni mereranna lähistele Rootsi ajal, kui rajajärra Christian von Geldern püstitas Striitbergile väikese samanimelise suvemõisa. Pärast laastavat põhjasõda vahetas koht mitu korda omanikku, kui lõpuks 1811. aastal ostis Lundi kaupmees Johann Gottlieb Clemens. Praeguse lossi kohale ehitati suhkruvabrik, lisaks laod, kontorihoone ning tööliste elumajad. Suhkruvabriku perioodist on Maarjamäel tänaseni säilinud mitu kivimaja, jääkelder ning osa piirdeaiast. Kuigi Striitbergi kasutati ka varem väljasõidu ja puhkekohana, ehitati ala suurejooneselt välja aastatel 1873–1874, kui paiga oli ostnud Peterburis pärit krahv Anatoli Orlov Davõdov. Krahv lasi endise tehase varemetel ehitada romantilise suvemõisa kaunema vaatega Tallinna lahele ja vanalinnale. Suvemõisa massiivse historistliku peahoone ja selle juurde kuuluva mereni viiva trepistikterrassi projekteeris Peterburi arhitekt Robert Götik. Park kujundati inglise stiilis, kus leidsid koha tenniseväljakud, graafinna maalimismajake, kasvuhoone ja tiik. 1917. aasta revolutsiooni tõttu põgenesid Orlov Davõdovid Prantsusmaale ning enam Maarjamäele suvitama ei tulnud. Loss renditi mõneks ajaks välja Hollandi saadikule. 1930. aastatel asus lossis tegutsema luksuslik hotell-restoran. Linna elegantseima meelelahutusasutusena reklaamitud 5 o'clock tea dancing, küdevad kaminad ja klaastantsupõrand meelitas rahvas siia aega veetma kuni aastani 1937, mil koha ostis Eesti Vabariik ning majutas lossi sõjaväe lennukooli. Ümbritsevast looduskaunist alast pidi saama sümmeetriline sirgete kõnniteedega regulaarpark. Nõukogude ajal oli loss armee käes. Hiljem ehitati hoone ümber ühiskorteriteks, kaupluse ja laoruumideks. Kogu ala kasvas võssa ning jäi rääma. Vaid ühe hiilgetkena võib mainida, et 1980. aastate alguses filmiti lossi juures stseene Vene kultusfilmist Baskervillide koer. 1975. aasta otsus renoveerida kogu kompleks ajaloomuuseumiks teostus lõpuks alles 1987. aastal, kui Maarjamäe lossis avati Eesti NSV ajaloo ja revolutsiooni muuseum. Maarjamäe lossiansamblis tegutseb tänapäeval Eesti ajaloomuuseum, mis on olulisemaid Eesti maa ja riigi ajalooga tegelevaid mäluasutusi. Maarjamäe memoriaal on Pirita tee ääres asuv kompleks, kuhu kuulub mitmeid erinevaid mälestusmärke. Maarjamäele kavatseti memoriaal rajada juba 1941. aastal, mil sinna maeti 100 punaväelast ning toodi sõjalaevade Avtroil ja Spartak 1919. aastal hukatud meremeeste jäänused. Saksa okupatsiooni ajal matid sakslased Maarjamäele umbes 3000–4000 sõdurit. Nende hulgas ka 1941. aasta juuli haarangul maha lastud Eesti lendurid, mitu metsavenda ning Erna rühma sõdurit. Enne seda kaevasid
lisaks lased välja kõik punaväelaste laibad ning ka kirstud puidujäätmetega ning viisid need teadmata kuhu. – 1944. aastal lükati aga kalmistu tasaseks. Maarjamäe memoriaal avati 1975. aastal kui mälestusmärk neile, kes võitlesid Eesti vabaduse eest. Memoriaali rajamise ajal pandi toime hiiglaslik hauarüüstamine. Juhuslike pealtnägijate sõnul jäid Punamemoriaalil ette tuhandete Saksa sõdurite hauad. Ära viidi hulgaliselt skelette, kolpi, mundrijäänuseid, pandlaid ja kiivreid. Memoriaali keskne objekt on 35 meetri kõrgune jääretke obelisk. Kahe dolomiidis pülooni vahel põles Nõukogude võimu ajal igavene tuli. Memoriaali keskel asub tseremooniaväljak, mida piiravad tribüünid. Oli tellitud ka suurejooneline teine ehitusjärjekord, midagi Vabaõhu katedraali taolist, mis pidi selgitama memoriaali sisu Mahtra sõjast kuni NSV Liiduga ühinemiseni. Töö jäi aga pooleli seoses laulva revolutsiooni ja iseseisvuse taastamisega 1991. aastal.